vaatajad, jälgijad, subscriberid. Subscribe'ige, tellige mind. Ja tuletan meelde, et mul on uus Instagrami konto, followge mind seal, Kait Film. Ja selle leiate ka mu kanali lingist. Aga alustame videoga. Et täna vaatame sükest kanalit nagu Tea Misto. Ja seksihundid on küberkiusa. Et vaatame natuke seda ja nii, aga alustame. Nii, mis me tegema pidime? Te tahtsite seda seksihunti näha. Ma olen teadlik, et seksi... Ja muide, ma olen seda video, selle seksihunti video vaadanud korra, et see video läbi teha, aga see video ei olnud kõige parem. Ja, aga Tea Mistoga on seda päris tore vaadata ja kindlasti ma arvan, et minuga. Uue video, kus ta siis rääkis minust, ma ütlen ausalt, ma ise seda vaadanud ei ole. Ütlen ausalt, et ise olen seda vaadanud. Mina siis isiklikult. Ma lihtsalt puhkuse ajal ma ei viitsinud tegeleda sellega. Jah, Isto oli ju puhkusel vahepeal, välja teenitud puhkusel, nagu pooled siin ütlesid ja mina ka. Et ma vaatan mingisuguse autisti. Tolguse videot. Või tolguse ja autisti vahe ei ole väga suur. Videoid vaata. Täpselt samamoodi ma ei vaatanud. Ma olen tervist YouTube'ist eemal. Ehk siis, naudime koos. Ma ütlen ausalt. Naudime koos. Nii et näete, first impressionit. Toomas hüppas aknale, sum-sum. Tegi musi kobedale tibile, sum-sum-sum. Tere taas, seksihunt on Millest me räägime, mehed? Millest me räägime? No millest me räägime? Siin videos näemegi. Täna on lõpp lühike, sest tahan öelda ainult ühte asja. Ma tahan öelda Istole, ehk siis Chris Kärnerile, sellele omast arust maailma kõige kuulimale YouTuberile. Kuule, kus sa võtad, et omast arust? Äkki teda fännid? Äkki tal ongi palju fänne? Ja äkki ta ongi hea YouTuber? Kas sa ei saa seda omale tunnistada või? Ei saa. Streamer. Oota, nüüd läks mul vittu. Ta on streamer, mitte hea YouTuber. Ta on väga hea streamer. Ja mulle meeldivad ta videod ja ma olen ta fänn. Aga jah, ma ei usu, et ta seda suudaks kunagi tunnistada, et Chris Kärner on hea streamer. Midagi lihtsalt. Tead, Isto, ma tean, et sa praegu passid arvuti ekraani taga ja kuulad minu juttu. Vaata ja kuula nüüd tähelepanelikult. Tead, mine vittu. Jah, tõesti, mine vittu. Sa oled seni kõiki teisi vittu saatnud. Aga nüüd on käes see hetk, kus sa pead ise otsustama. Kas sa tahad olla perses, naiste perses, meeste perses, oma sõprade perses ja kus iganes persaugus, või sa võtad ükskord julguse kokku. See video on juba praegu väga kringe. Vaatad minu videod ilusti lõpuni, kogud tarkust ja lähed ükskord ise tõeliselt vittu. Ütle, kaua sa seal persaugus passid? Sul on... Kuule mees, ta ei ole kunagi olnud persaugus. Aeg meheks hakata, sest sa oled juba ammugi mees. Sa oled 18 täis ja minu teada oled sa lausa 23 aastane. Väike täpsustus, ta ei ole 23, ta on 21. Täpsustan. Seega oled sa mees. Härra, ma olen 21. Esiteks, ma ei ole 23. Ja teiseks, kui sa annad nõu seksi kohta, siis palun ära ole ratastoolis, palun ära näe välja nagu koblin. Ja kindlasti teeks paha ka see, kui sa läheksid hambaarsti juurde ja teeksid oma hambad korda.
Noh, kindlasti sa võiksid välja kolida sealt hooldekodust, enne kui sa hakkad seksi kohta nõu andma. Ja mis kõige tähtsam, 5. kõige tähtsam. Enne kui sa annad seksi kohta nõu, ära ole selline mees, 5+, kes ei ole Isto. kordagi elus nikku saanud. Kõige tähtsam punkt. Aga siiski peab ära mainima. 5, 10+, 10+, sul on aeg Istole. vittu minna. Ma saan aru. Kindlasti see ka, et mees lihtsalt, noh, sa näed prillide sellest kuradi, mis iganes. No jah, see on tal tõsi, et Istol, ma mõtlen, et see prillid peegeldavad ta arvuti valgust, et ta loeb seda teksti. Ta loeb seda teksti arvutist ette, ta on sellega, ma ei tea, mingi pool aastat tagasi või mingi 4 minutit tagasi on selle ilusti klapistanud, nüüd ta loeb seda teksti ette. Mina küll sükkeseid videosi ei tee, mul ei ole siin mingit arvutit, mille pealt ma loen teksti. Peegeldusest, et see härrasmees lihtsalt loeb maha oma arvutiekraanilt teksti nagu. Ja video on kestnud ainult 1,5 minutit. Aru, et sa oled oma andunud 10-aastastele fännidele truu ja tahad neile idiootseid persaugu nalju rääkida. Aga saa aru, et sina ise pole enam ammugi 10 aastat. See video on väga autistlik video. Sul on aeg täiskasvanuks saada ja need persaugu jutud lõpetada. Muidu juhtub see, et sa oledki ükskord nii perses, et isegi imestad, kuidas see juhtuda sai. Millest räägib üldse? Mis perseaugu? Vend on määd selle peale, et ma helistasin talle, tegin nalja. Jah, ma arvan, et Istol on õigus, et see siis seksihuntide kanal või siis tema on nii määd, et Isto protsent siis tegi video siis tema sellest videost ja nüüd ta tahtis läbi Facebooki privaatse selle sõnumiside 2 tonni maksta, et Isto maksaks talle siis 2 tonni, mida muidugi Isto ei teinud ja ta ei peagi tegema. Aga jah. Ja siis selle peale ta nägi, et ma panin ta video või oma striimi on ja siis ta nõudis mult, ma ütlen teile otse, et ta nõudis mulle Facebooki vahenduselt, nõudis 2 tonni. Et ma kasutasin tema videot striimis ja nüüd ma pean talle 2000 eurot maksma. Oota, ma kohe maksan. Käi vittu ausalt, tolgus. Eks ole, tolgus. Vend tahab 2 tonni saada selle eest. Ei jaa, kohe maksan, oota. Ole mureta. Ma ütlen sulle ühe maailma ja ma saatsin ta sügavalt perse ja siis vend on määd lihtsalt mingid. Ta ei saatnudki mulle 2000 eurot. No väga kurb. Väga kurb jutt. Aga mul ei ole tast igaldus väga kahju. Selle saladuse, Mis mida sa saladus? ilmselt ei teadnud või ei Nii, mis saladuse? Kohe kuulame. Tähelepanelikult. isegi aimanud. Tegelikult on kõik need 10-aastased fännid. No tähendab, tegelikult ma tahtsin öelda, et kõigil neil sinu 10-aastastel fännid. Ja kui ta räägib 10-aastastest, siis nagu reality on ju, mis asi? Reality on ju see, et kui ta annab oma seksinippe või mis iganes asju ta annab, tema sunnitlus on juba eos alaealistele. Sellepärast, et vaatan korraks siia tagasi. See, et kui ta annab oma seksinippe või mis iganes asju ta annab, tema sunnitlus on juba eos alaealistele. Sellepärast, et ma arvan, normaalne inimene seksib esimest korda elus enne, kui ta on alaealine.
ehk siis ta annabki ju nendele inimestele ja annab edasi mingisugust nii-öelda infot on ju, või mis iganes tarkuseterasid või kuidas iganes sa tahad seda panna on ju. Ehk siis ilmselgelt ta ei anna mingile 30-aastasele mehele mingit tarka või head advice'i, et mingi, et pane oma näpp sinna ja pane oma kuradi käsi tänna, vaata. Enne kui ta on täisjääline, minu viga, ma vabandan, mina ajasin sassi praegu. Tal on sinust pohku, sa oled nende jaoks mitte keegi, sa oled neile täielik null, sa oled. Kus sa tead, et ta fännid ei hooli tast? Või tegelikult mitte hooli, vaid 0%. Mina tast selles mõttes otseselt ei hooli, ma olen ta fänn, ma vaatan ta videosi ja ta teeb väga hea contenti. Ma räägin praegu teamistost, siis 100% Chris Garnerist, et tema teeb väga hea contenti ja väga heasi videosi. Väga heasi videosi. Miinus, sa oled taun, sa oled täpselt samasugune taun nende jaoks nagu mina. Need 10-aastased vändavad sind ainult ühel põhjusel. Sa oled Jan Uuspõllu nägu. Ja see ongi Mina, kui ma olen 10-aastane praegu ja ma ei fänna teda, siis ma räägin Chris Garnerist. Ma ei fänna Chris Garnerit sellepärast, et ta on Jan Uuspõllu nägu. Päriselt ka kule mees. Ma ei fänna teamistot sellepärast, et ta on Jan Uuspõllu moodi. Päriselt ka Kule, su jutt läheb väga haigeks kätte. Ja see oli juba video alguses väga haige. Kogu tõde ja kogu lugu. Sa ükskord aru sellest. Ma isegi ei saa sellest perverssest mõttemaailmast nagu aru, et miks keegi peaks jälgima mu striimi sellepärast, et ma olen Jan Uuspõllu nägu natukene nagu või miks või Please give me more insight, man. Don't fuck with me, please. Ära ütle halvasti. Mõista, et sina oled null. Jah, kasva suureks, sest sa oled omadega perses, sa oled juba perses. Kuigi sa ise mõtled Miks mina olen perses, kui see vend elab mingisuguste, mingi psüühiliste... No täitsa õige jutt. Ma ei tea, mis kordi puuded tal on mingi puude rahade eest. Miks mina olen perses omadega? Teisiti. Sa elad tegelikult perses naiste... Ta ütleb nii halvasti mulle. Perses või kus iganes. Ma ei saa sellest aru, et ta kogu aeg korrutab seda perse. Ta on 14 korda juba seda korrutanud. What? Perses. Aga see läheb hinge. Sa oled ikkagi Ma ei ole enam see sama inimene. Sest elad perses. Vahet ei ole, kelle perses sa elad. Ela või iseenda perses, ela või seal seinakapis edasi. Mul on valus. Tegelikult tahtsin ma sinult küsida. Ütle ausalt, miks sa naisi vihkad? Ütle ausalt, miks sa naisi vihkad? Ma ei vihka kõiki naisi. Ma vihkan enamus naisi. Jah, ega kõik naised head ei ole. Ja seda korrutab ka tema kogu aeg. Jah. Ja miks? Sellepärast, et nad on tolgused. Tolgused. Miks sa vihkad naisi? Naisi, kes on maailma... Miks sa vihkad naisi? Nüüd ma räägin nagu teamist. Seepärast, et nad on tolgused. Aga mitte kõik. Kõige kaunimad asjad. Maailma... Nii, ma ütlen sulle ju nüüd ühe asja. Naised ei ole asjad. Naised ei ole asjad. Naine või mees või loom või kass või koer ei ole asi. Asi on näiteks see suur telekas, mis mul seal on. Või see sein. See on asi. Aga kass või koer või naine või mees ei ole asi. Naine ei ole asi, aga aitäh, et proovisid. Pole mitte midagi isuäratavamat või kaunimat kui naised. No, minu meelest Dragon Full on isuäratavam, aga nice try. Sa ikka teadsid seda ju.
kuid mõtle ise. Kui sa tahad naistele perse pugeda, siis sa kas vihkad naisi või oled sa lihtsalt pede. Aga noh, ütleme ausalt, pede oled sa mõlemal juhul. Nii et Isto ei ole, siis nagu tema ütles, persaugus. Mine vittu, mine ükskord tõeliselt vittu. Sul on aega oma joomised lõpetada, sest ma ju seletasin ühes videos, et igal peol jagatakse kepituusikuid peo lõpus. Ja keppi saavad lõpuks need mehed, kes on kõige kainemad. See, et sa oled iga peo alguses ennast täis. Kohe kindlasti ei saa, see mõttemaailm on juba vale, et need saavad nikku, kes on peo lõpus kõige kainevad. Ma pigem usun seda teist varianti, et need naised, kes jäävad peo lõpuks, läks veits, nii, et need naised, kes jäävad peo lõpuni, näiteks Shooter siis on ju, et Shooters läheb kell 5 kinni on ju, ja need inimesed, kes või need naised, kes jäävad sinna peo lõpuni, need inimesed või naised otsivad ainult ühte asja. Ja peo lõpuks mees, mida rohkem vittus sa oled, seda vähem sa valid seda inimest, kelle sa koju endale vead. Ja sealt tulenevalt on see, et mida rohkem sa ennast putsi jood, seda kindlamini sa sealt mingisuguse asja koju vead. Et noh, see on nagu minu arvamus. Aga noh, mida mina ka tean. Ma olen ju 21 ja mulle meeldivad mehed ja perses olen ma niikuinii omadega. Et noh, ma ju selles suhtes olen halb inimene, et ma tõesti ei oska midagi öelda. Kaaninud ja ise veel tunned ennast kuulikutina, ongi põhjus, miks sa seni keppi pole saanud. Võib-olla. Ja nii väga tahad perse pugeda. Aga teeme nii. Et alates järgmisest peost ei kaani see ennast enam silmini täis. Sa oled kaine ja saad peo lõpus keppi ka. Ja usu, sulle hakkab see meeldima. Sul hakkab keppimine nii väga meeldima, et sa ei tahagi enam juua, sest tead, et nii saab alati naisi, saab keppi ja palju muudki head. Palju parem on ju olla keppimisest kui mällerisse joomisest. Ja siis hiljem nagu sealt tulenevalt on nagu see, et see vend on millegi pärast, ma ei tea miks, ta on nagu obsessed nagu seksist nagu, come on, chillax man. Urruaugu nalju ajada. Isto, ma tahan sulle öelda seda, et sul on aeg tõsiselt vittu minna ja Eesti rahva iivet tõstma hakata. Ta kordab ühte samat asja ka mingi 5. korda juba, joh ei tii. Ma juba sain aru, et ma pean vittu minu videosid sealt. See video juba läheb õpetusi sellest, kuidas naisi hoovi tõmmata ja ma usun, et kunagi, kui sa oled ikka tõsiselt vitus ära käinud ja sul on ka lapsed, siis tuled sa koos lastega minu auale, tood mulle lilli ja sa seletad neile, et just tänu minu soovitustele ja õpetustele saigi sinusse õige mees. Kui seda poleks olnud, siis poleks olnud sul ka neid lapsukesi, kellega koos sa lõpuks minu hauaplatsile tuled. Jah, kindlasti teie, kes te seda videot vaatasite, likeige, subscribe. Mina igatahes seda videot ei laikinud ja muide, ma toon teile fakti, oota, ma kirjutan. Vaadake seda videot või seda kanalit. Tal on kokku 247 tellijat. Oota. Siis mul on Häbi YouTube'i kanal. Ja nagu, oota, sorry. Oota, ma kirjutan siia sektsioonid ja nüüd paned siia ja mul on Häbi ja nüüd vajutad siia peale ja tuleb sükene teadetis. Oi märk, no come on. Selle Häbi peaksid ära võtta. Ja mida tal on Google Plus ka.
Siin pole midagi. Ja sellel, kus ta rääkis kõigile Isto, mine ükskord sinna. Ja siis panen siia piip. Nii, ja siin on kokku, sellel 4,9 tuhat vaatamist ühe nädalaga. Ja 379 dislike'i ja 37 siis pöialt. Seal on väga suur vahe. 379 dislike'i ja 37, jumal. Ja nüüd ma panin siia ka vaata. Kait film, naine pole asi. Content. Huvitav, et ta on Isto protsent, need mõlemad, vaata Isto protsent Ofikail, Mista, content, XD. Aitäh soodel sõnades, sõber. Selle sõna nagu Isto sinu suhu ei võta. Sellest sõnast nagu Isto suhu ei võta, sa ei ütle Istole loll. Siin on üks väga suur Isto fänn. Sa ei ütle Istole nii. Vabandage, aga kus teie hambad on? Toomas lendas aknast sum-sum. Härra Toomas, te olete nii lahe tegelane. Härra Toomas, te olete käi ise, piip, istu, sus. Oota, ma tahan siia piip panna. Käi ise, vittu, ise, 100% parem. Jumal. Jumal. Isto on streamer. Jah, see on tõsi, et vabandan ma isegi, et ma olen Istot nimetanud YouTuber. Isto ei ole YouTuber, Isto on streamer. Okei, aga lõpetame selle video tänaseks ära. Tšau!